aastat tagasi, kui ma esimese kodu ostsin, siis see oli see kodu, kus hästi palju pidi asju muutma. Seda sellepärast, et trendid muutusid, mu tuju muutus ja ma arvan, et peaaegu iga nädal tassisin ma mööblit ühest toonurgast teise, värvisin seinu, möllasin, padjakatted uued pildid igale poole ja sellega sai väga palju mulle selgeks põhimõte, et kui sa kodu sisustad, siis võta endale eesmärk, võta endale visioon, mida sa tahad saavutada, ära hakka rapsima ühes suunas. Mu teises kodus juhtus aga nii, et sealne olek jäi pigem üürikeseks, aga mida ma seal teha jõudsin, oli osta diivan. Pean ütlema, et heleda diivani puhul karta, et seda on raske hooldada, see on müüt. Kui on kvaliteetne materjal, on ka hele diivan väga kerge hooldada. Ja eelmises kodus koos selle diivaniga palusin teha ka ühe maali, just nimelt sellest hele beežist inspireerituna ja valmis Kristiina Taklau poolt selline tore maal nende samade toonidega, mis mul ka eelmises kodus olid. Ja just seesama maal ja diivan on ainsad mööbliesemed, mis mul vanast kodust ka siia kaasa tulid ja nendest saigi praeguse kodu sisekujundamise kese. Selle järgi hakkas kõik ümber vormi võtma ja kuna see ruum iseenesest on hästi valgusküllane, hästi hele ja helge, siis selle jaoks, et tuua siia väikest kontrasti sisse, ma valisingi välja telekalaua, baarikapi ja söögilaua just mustas värvis ja väga sellised tugevad, et ta annakski visuaalset kontrasti sellele. Ja diivanilauaks valisin ma välja Furgnerist abilaudade komplekti, mis tegelikult on üldsegi mõeldud õuelauaks, aga ma arvan, et sobivad siia väga hästi ja annavad jällegi oma sellise jõulisusega kontrasti ülejäänud helgusele, mis siin korteris on. Ma lõin selle korteri sisekujunduse ise, aga eesmärgiga teha see aegumatu ja klassikaline, mis ei oleks mõjutatud ühestki trendist, mis tuleb ja läheb. Ma olen täiesti kindel, et see komplekt, mis ma olen Furgnerist omale välja valinud, jääb minuga siia koju veel väga pikkadeks aastateks.